Mõned aastad tagasi leidis Renault lahenduse nende inimeste probleemidele, kes tahtsid endale lubada uhket Grand Coupe'd nagu Mercedes-Benz CLS või BMW 6 seeria ja Renault lõi siis uue Megani ja andis talle ka Grand Coupe versiooni. No tegelikult, kui saladuse loori tõsta, siis tegelikult on tegemist lihtsalt sedaankirega Renault Meganiga, kuid teda ehitakse siis natukene võõraste sulgedega võib-olla või kas ikka on, selgub uuest naisluksuri proovisõidu saatest. Renault Megane Grand Coupe on uuenenud ja tal on nüüd olemas siis kurvifunktsiooniga LED udutuled, samuti on olemas tal 3D siis täistuled taga siis olemas täiesti ja tal on olemas ka juhi väsimuse tuvastussüsteem, samuti on tal olemas siis ka siis sõidukiiruse hoiatussüsteem ja igasugused parkimisandurid leiab temast ka täiesti üles. Ja disain näeb ikkagi hea välja ja täiesti Grand Coupe'le nii-öelda kohane ja nüüd on Renault Megane'ile täita ka suurem kohustus, kuna Renault talisman lahkub peatselt taevastele radadele nagu ka kõik teised sedaanid, siis Renault Megane sedaan peab leidma ja täitma selle tühimiku, mis talismanist maha jääb. Kuid sees on olemas tal nüüd uus 9-toline multimeediasüsteem ja parem kehvemas varustuses 7-toline, samuti on olemas tal 7-toline siis näidikupaneel ja head-up display on tal olemas ja Android Auto ja Apple CarPlay leiab temast, kuid paraku baasvarustuses puudub võtmeta käivitussüsteem, seal puudub kliimaseade, seal on tagaistmetel vändaga aknad ja samuti pole istmesoojendusi talle pakkuda, nii et mis teeb temast vägagi halvas valguses konkurentsis oleva auto, kuid tagaistujatel on ruumi küll, kahele on see ruumi kõnasti, kuid USB pesasi seal kahjuks pole ja ka pagasiruumis on ruumi siis lähedalt. Ja tal on olemas ka sõidurežiimid MySense, Comfort, Öko ja ka sportlikult peaks temaga saama täiesti sõita. Mootori valikus on tal olemas siis bensiinimootorist 1-liitrine mootor 85 kW 115 hobujõudu või siis 1,3 liitrine 103 kW 140 hobujõudu, diiselmootoritest 1,5 liitrine DSI siis 85 kW 115 hobujõudu või siis ka kõvem siis 140 hobujõuline diiselmootori ja kütusekulu on tal normaalne ja 0-100 sprindib ta 11 sekundiga. Ja hinnad algavatel 15 000 eurost, mis on siis 1000 eurot odavama kui Corollal, kuid paraku Corolla ei paku ju Grand Coupe versiooni omale, kui Corollal pole sellist kihvti Coupe versioonis autot, seepärast paneb ka ikkagi Renault oma Megane Grand Coupe'ga kauges joones siis sellest Corollast edasi, kuigi temal on päris kehv baasvarustus ja samuti on tal üsnagi jõuetud mootorid. On Renault Megane ikkagi täiesti omal kohal ja peagi, kui Renault talismani sedaankirega versioon lahkub ja vaid universaal jääb valikusse, siis peab Renault Megane Grand Coupe suutma ära võtta endale kõik siis endised talismani sedaankirja tahtvad inimesed. Selline oli igatahes Renault Megane Grand Coupe, meie kohtume teiega juba nädala pärast.